on liiga kaua vaikuses elanud, siis ta hakkab uskuma, et vaikus ongi ainus turvaline koht maailmas. Ja ma tahtsin ainult rahu, vaikust, harmooniat, sest mu psüühika ja närvisüsteem olid lihtsalt väsinud. Liiga palju valu, liiga palju sürvet, liiga palju tundeid, mida ma ei osanud enam kanda. Nii ma peitsin ennast vaikuse sisse ära ja sellest sai minu mugavustsoon, minu kindlus, minu kaitse maailmaga. Aga mida rohkem ma ennast vaigistasin, seda vähem ma tegelikult tundsin, mis minu sees toimub. Sest kui inimene surub liiga kaua enda viha, kurbust ja valu alla, siis tekib tuimus ja lõpuks ei taha ta enam negatiivsust ei teistelt ega iseendalt. Aga siis tulid sina ja trigerdasid minus midagi vana, midagi maetud, midagi, mis tahtis lõpuks välja hingata. Ja see tuli välja vihaga, impulsiivsusega, emotsioonidega, mõnikord liiga teravalt, mõnikord liiga valusalt. Aga selle viha all oli tegelikult hirm, valu, kurbus, kõik see, mida ma olin aastaid enda sisse lukustanud. Ja võib-olla ongi emotsionaalne plahvatus mõnikord lihtsalt puhastusaur, mis peab kehast välja tulema. Mitte selleks, et hävitada, vaid selleks, et inimene saaks jälle hingata. Ja kõige tähtsam oli see, et sina ei lahkunud siis, kui ma olin trigerdatud. Sa olid ikka seal ja see õpetas mulle midagi, mida ma polnud kunagi päriselt kogenud. Et inimene võib olla emotsionaalne, katki, segaduses ja teda ei jäta kohe maha. Ja vaikselt õppisin ma jälle rääkima, mitte niisama müra pärast, vaid siis, kui midagi päriselt hinge peal liikus, kui mingi tunne tahtis pinnale tulla. Ja sina lihtsalt kuulasid, segamata, parandamata, mõistmata hukka. Ja mõnikord see ongi kõige intiimsem asi maailmas. Kui keegi päriselt kuulab sinu hinge, aitäh sulle. Aitäh, et sa äratasid minus uuesti intiimsuse iseendaga. Et sa aitasid mul vaikselt välja tulla sellest tuimusest, sellest lõputust vaikusest, sellest rutiinist, kuhu ma ennast peitsin. Ja ma sõdisin muutuste vastu, sest vana valu oli mulle tuttav, turvaline isegi. Aga ma ei mõistnud siis veel, et kui inimene võitleb muutuse vastu, siis ta ei saa kasvada. Ja mina tahtsin kõike liiga kiiresti, kohe, kuigi päris tervenemine toimub sammhaaval, hingetõmbe järel. Nii et kus iganes sa ka oled, aitäh sulle.